Teismeline neiu muudab juuksevärvi heledast tumedaks. Rõõmsavärvilised pusad vahetuvad süngete värvide ja piltidega T-särkide vastu. Neiulikud ehted liiguvad ehtekarpi ja kõrvas, käes, kaelas on nahast, metallist vidinad. Kas ta teeb neid muudatusi iseenda pärast? Ei. Talle meeldib noormees, kes tumedamat stiili esindab ja ta tahab mahtuda selle noormehe maailma. 20-ndates noor naine hakkab sõbrannadele rääkima, et tegelikult ta ei tahagi oma valitud erialal, mis seni on talle väga meeldinud, töötada. Ja tegelikult ta ei tahagi oma hubases kodus, mida ta on hoole ja armastusega enda järgi seadnud elada. Ta tahab hoopis teise linna kolida, tahab proovida hoopis teisi asju. Kas ta teeb seda enda jaoks? Ei. Ta kohtas noort meest, kes ei ole valmis oma elus ühtki muutust tegema ning ega ta väga neid muudatusi ka meie noorelt naiselt oota. Mugavalt naisel kord nädalas ja vahel harvemgi teises linnas külas käia sobib talle ka. Aga meie noor naine tahab mahtuda selle teise linna noorsandi maailma. 40-ndates naine muutub aina kurvemaks ja kurnatumaks. Aga samas räägib pingutatult entusiastlikult, kui väga talle meeldib tema töö. Kui toredad on kolleegid, kes küll, kui aus olla, kulutavad hirmus palju aega intriigitsemisele ja klatsile. Aga ikkagi on tore ja ega mujal parem ei ole. Nii meie naine eelkõige iseendale selgitab. Üha tihedamini, üha paljusõnalisemalt teeb ta seda. Kas ta proovib muganduda, sest talle päriselt meeldib? Ei, ta proovib mahtuda nende intriigide ja klatside maailma. Mu tütar küsis hiljuti minult, kuidas ma teadsin, et see olukord just nii läheb, nagu ta lõpuks läks. Ma ei teadnud ja ma ei tea ka täna, kuidas midagi läheb. Meil on inimestena vaba tahe ning valikud. Ette teada, kes ja kuidas neid realiseerib, kõrvaltvaataja ei saa. Aga on ka midagi, mida ma tean. Ma tean oma elukogemuse ja selle kaudu kogutud teiste inimeste elukogemuse kaudu, kuidas läheb siis, kui ma valin ühe või teise tee. Ja ma tean, et enda mahutamine kellegi teise maailma tema reeglite järgi ei too armastust, kui seda ei ole seal eelnevalt. Ei too teineteisega arvestamist, kui seda ei ole seal eelnevalt. Ei too paremat keskkonda ja toetavaid suhteid, kui neid seal ei ole eelnevalt. Seda ma tean. Läbi valu, läbi pisarate, läbi sama reha otsa astumise rohkem kui 2 korda. Täna tundus, et see on vaja teile välja öelda. Kui sa tunned, et sa teed pingutusi, et ära mahtuda kellegi teise maailma ja annad seetõttu ära tükikesegi oma eneseväärikust, väärtushinnanguid, põhimõtteid, unistusi, olulist, siis stopp. Päriselt ka.